tere, teeme siis täna Üksnurme külas asuvast majast kaldkriips maatükist väikse videotuuri ja näitame teile, millega tegu on. Et kes ei tea, siis Üksnurme küla on Sakule päris ligidal. Hetkel olen siin elamute rajoonis, et siin jääb naabrimajad ja kogu see ümbruskond on päris ilus ja viisakas. Siia krundile, mis on meil nurgapealne krunt, viib meid siis selline kruusakattega tee. Liigume edasi ja näitan, mis teega siin otsa peal on. Vesi ja kanalisatsioon praegu on siin lokaalsed, aga liitumispunkt on samas siin tänava peal olemas. Et seda on uuel omanikul võimalik ise teha, ehk siis see liitumine ära korraldada. Ja siin siis on selline tee. Aga lähme vaatame ka sisse, et etteruttavalt ütlen, et pigem näen seda, et siia krundile võiks rajada uue maja, kuid kellel on väga suur huvi, siis põhimõtteliselt saab siin ka praegu kohe sees elada ning hakata samm-sammult seda maja siis laiendama või suurendama. Aga eks igaüks ise teab, mis ta enda soovid on. Et siin praegu olukord on selline, nagu te videos näete, et see krunt on pigem vajaks sihukest arvendamist äkki, aga siin on hästi palju igasuguseid õunapuid, tikripõõsaid ja ükskõik mis marju veel. Samuti on siin ka siis väike kasvuhoone ning nagu ma ütlesin, kõik võimalik erinevaid puitpõõsaid. Ja nagu ma enne mainisin, tegu on siis nurgapealse krundiga. Praegu vist on äkki vana kartulimaa peal võib-olla. Vot selline see krunt siis siit välja näeb. Ma lähen piilun ka siit puude vahelt siia nurga poole. Ja krundi suurus on 876 ruutmeetrit. Teen selle väikse tuuri teile ära, et siis hiljem on mingi ettekujutus inimestel olemas. Kass jooksis siit. Oot selline see krunt on. Ma teen majale väljast ka tiiru peale. Siin siis väike vihmaveepaak kastmise jaoks ilmselt. Varjualune puude hoiustamiseks ning siis maja väljakuskass. Nüüd maja väljas siis selline. See on puitvooder, mitte puitvoor, tellisvooder ja all on tõenäoliselt puit, aknad vahetamata. Nii et pigem selline projektikas. Vundamendiks on meil, vaatan, madal vundament peaks olema. Ja selline see maja ümbrus siis välja näeb. Lähme piilume ka sisse. Sissepääs on siin 2 suure elupuu vahelt. Ja näitan ka teile, mis toimub sees. Siin siis kõigepealt selline isik. Kui te mõtlete, et mis saab asjadest, mis siin on, siis need kõik tulevad uuele omanikule, et saate ise siis ära utiliseerida või teha, mis soovite. WC vannituba. Paremat kätt on selline elutuba siis, kui nii öelda. Küttekeha. Ning siit veel läbi minnes on meil nii-öelda siis väike magamistuba. Põhimõtteliselt tegu on funktsionaalselt hetkel siis ühetoalise maja, kui nii öelda. Tegelikult on meil ka üleval katusel ruumi, aga seda ma kohe lähen näitan teile. Nii et siit uksest edasi minnes on meil siis köök ja seal ukse taga on väike kapp. Ja üleval on meil ka siis kas lavats või katusalune, kohe lähme vaatame sinna. Siin vist pole ammu keegi käinud, aga mina saan olla esimene. No võt,
selline see katusealune välja näeb. Kõrgus siin väga palju pole, aga selline ta on. Vot, need pildid, mis ma tegin, need väga ülevaatlikud kindlasti pole, et video on kindlasti ülevaatlikum kui need pildid. Nii et hetkel maja on kohe vaba. Kui soovite seda vaatama tulla, siis olge hea ja võtke minuga ühendust. Loodan, et oli kasulik vaatamine. Aitäh vaatamast!